Kas see on vaikus enne tormi? Pärast päevi kestud lakkamatuid rünnakuid on lahinguväli äkitselt vaikseks jäänud. Vaikus saabub vaid mõni päev pärast seda, kui Washington hoiatas Iisraeli, et valmistuda pealetungi ulatuslikuks laiendamiseks Iraani vastu. Ja nüüd on hustid avanud veel ühe rinde, rünnates Saudi Araabiat, muutes selle lühikese vaikuse vähem rahuna ja rohkem pöördloendusena. Jeruusalemma minut algab nüüd. Tere tulemast tagasi Jeruusalemma minutisse siin GNS TVs. Alex, tundub, et pärast 13 järjestikuste rünnakute päeva president Trump tahab veel kord diplomaatiale võimaluse anda. Siin seetes teadetes öeldakse, et president Trump usub, et Iraan soovib läbirääkimiste laua taha tagasi tulla, et kokkuleppe osas on asjad nüüd tõsisemad. Viimase 48 tunni jooksul pole me pärast 13 järjestikust tööd enam rünnakuid näinud. President näitab taas, et eelistab tegelikult diplomaatilist lahendust. Ta mõistab ka seda, et ainus viis diplomaatilise lahenduseni jõuda on sõjalise jõu näitamine. Ja rünnakuid toimus 13 päeva järjest. Nad tabasid sildu, nad tabasid elektrijaamu. Nad tabasid ka teisi keerukaid ja olulisi taristuid Iraanis. Ja isegi siin Iisraelis olid ähvardused ning paljud inimesed arutasid seda, seal hulgas üks Likudi parlamendi liige, kes enne nädalavahetust ütles, et sõtta naasmine on peatne. Iisraeli kaitsevägi tegi ettevalmistusi täielikuks naasmiseks, näiteks ulatuslik sõda, sealhulgas Iisrael valmistub võimaluseks, et peab vastu võtma otse Iraanist saadetud ballistilisi rakette, mida me pole varem näinud. Ameerika Ühendriigid on jätkanud ja taas käivitanud oma rünnakuid. Kuid kahjuks pärast 13 päeva. Ja nüüd, kui peaminister võib-olla suundub Washingtoni, millest räägime hiljem, näib, et president püüab kasutada diplomaatilisi vahendeid ja viimase nädala jooksul oleme näinud, kuidas Iraagi peaminister edastas Iraanile Ameerika Ühendriikide nimel sõnumi, võimalik, et pakkumise. Tead, eks näis, mida iraanlased teha tahavad, aga nagu me oleme korduvalt öelnud, see ei paista olevat selle loo lõpp. Jah, nagu sa mainisid, valmistuti siin Iisraelis nädalavahetusel. Pommivarjendid olid avatud vähemalt 4 või 5 linnas üle kogu riigi ja reede õhtul Shabbati hakul tundus, et rünnak on vältimatu. Seda siiski ei juhtunud. President Trump ütles, et Iraan ei ole veel valmis kokkulepet sõlmima, aga varsti nad on. Vaatame seda klippi. Jätkame Iraani teemal. Kas olete teinud otsuse selle suure rünnaku kohta, millest te rääkisite? Olgu, kas peaksin ootama suuri rünnakuid? Vaadake, me räägime nendega praegu. Ma arvan, et nad muutuvad päev-päevalt üha tõsisemaks, võib-olla ilmselgetel põhjustel. Vaadake, on 2 võimalust. Ma pean seda targemaks viisiks, aga teine viis on ilmselt lihtsam. Teha seda, mida me praegu teeme. Ja me võime selle viia palju kõrgemale tasemele, kui tahame. Teate, me oleme selleks valmis, nagu te teate. Me oleme valmis tegutsema. Nad tahavad kokkulepet sõlmida. Aga ma ütlen, et nad ei ole valmis kokkulepet sõlmima. Sest iga kord, kui nad sõlmivad kokkuleppe, tahavad nad seda muuta ja kõike muud. Nad ei ole valmis. Väga varsti on nad valmis. Nii et Alex, president Trump kaalus väidetavalt suurt rünnakut. Täpsemalt rünnata seda Makushi mäge, Pickaxe Mountainit. Vaatame seda klippi. Me ründame seda piirkonda tõenäoliselt üsna varsti. Ja nad ei saa selle vastu midagi teha. Tead, tavaliselt ma ei ütleks seda. Kui ma arvaksin, et nad saavad midagi teha, siis ma ei ütleks seda kunagi. Aga me ründame seda piirkonda üsna varsti ja väga rängalt. Nii et Alex, räägime sellest, kui tähtis ja oluline on see Pickaxe Mountain. Millest me räägime? Mis on selle mäe all peidus? Ja kas sa arvad, et isegi kui president ütleb, et võib-olla jätkuvad läbirääkimised kokkuleppe suunas, kas nad võivad ikkagi rünnata? Ameeriklased võivad seda rajatist seal rünnata. Õige, nii et siin on 2 asja. Sul on Pickaxe Mountain, mis asub Natanzi lähedal. Ja viimastel nädalatel on olnud teateid, et Iraan on toonud tsentrifuugid sellesse rajatisse, mida arvatakse olevat isegi sügavamal maa all kui Fordo tuumareaktor, mis tähendaks, et see võib olla punkeripommidele vastupidav. Mul on ikka raske uskuda, et kui sa viskad nii palju punkeripomme, kõigi pommide ema, GPU läbistuspommid, mida nad kasutasid Fordo peal, et sa ei suudaks sellist mäge hävitada, kui sa viskaksid piisavalt neid asju. Ja Ameerika Ühendriikidel on need kindlasti olemas. Aga tead, tundub, et on tõendeid selle kohta, et nad püüavad igal võimalikul moel oma tuumaprogrammi taaskäivitada.
on olnud teateid, et Mojtaba Khamenei, ülemjuhi poeg, kellest me praegu isegi ei tea, kas ta on elus või surnud. Aga on olnud teateid, et ta on tuumarelva hankimisele isegi kindlamalt pühendunud, kui tema isa oli. Ja siis on siin veel teine komponent, rikastatud uraan, mis arvatakse olevat peidetud peamiselt Isfahani tuumarajatise alla. Ja sel nädalal olid New York Postis teated, et Ameerika Ühendriigid kaaluvad võimalust korraldada üks suurimaid erioperatsioone, mis kunagi on läbi viidud, et püüda välja tuua kõrgelt rikastatud uraani, mida president on mõnel hetkel nimetanud tuumatolmuks. Ja see nõuaks tõenäoliselt tuhandeid sõdureid, kuna iraanlased kaitsevad seda piirkonda kindlasti. Ja kuigi Iraani sõjavägi on tugevalt nõrgenenud, neil on siiski veel mingil määral sõjalist jõudu. Seega oleks vaja tuhandeid sõdureid, et piirkonda turvata ja hoida seda turvalisena nii kaua, kuni spetsiaalväed saavad sisse tulla ja selle väljatoomise läbi viia, mis on väga tundlik operatsioon. Samuti oli sarnane raport, et kui punkrilõhkuja pommid ei suuda Pickaxe Mountainit hävitada, siis võiks toimuda ka erioperatsioon, kus minnakse Pickaxe Mountaini sisse eriüksustega ja seejärel kasutatakse lõhkeaineid rajatise sees selle asemel, et neid ülevalt alla visata. See oleks tõenäoliselt lihtsam operatsioon, sest siin ei räägita väljatoomisest, mis nõuab palju tundlikku tööd spetsialistidega ja võtaks aega. Alex, nädala alguses vastas president Trump Iraani rünnakutele laevade vastu Hormuzi väinas, öeldes, et iga uue rünnaku korral USA hävitaks ühe silla või elektrijaama. Ja siis olid need välisministri Marco Rubio kommentaarid. Vaatame seda klippi. Mehed, ma nägin Raisit, nende välisministrid, kes hiljuti ütles midagi nende poliitika kohta silm silma vastu. Presidendi poliitika on pea silma eest. Need inimesed, kes helistavad meile iga päev ja paluvad, et teeme kokkuleppe. Nad saadavad neid sõnumeid teistesse riikidesse, kolmandatesse riikidesse. Ma mõtlen, neil hakkavad riigid otsa saama, kuhu saata. Isegi minu juurde tulid siin riigid. Ma just rääkisin iraanlastega. Nad tahavad kokkulepet teha. Probleem on selles, iga kord, kui need inimesed teevad kokkuleppe, nad kas rikuvad selle või pärast selle sõlmimist tahavad nad kokkulepet muuta. Nii et nad pole ilmselt veel valmis kokkulepet sõlmima, aga varsti on. Sest hind, mida nad maksavad, on väga kõrge, hoolimata nende karmist jutust, ilustavatest sõnadest ja rumalatest Lego videotest, mida nad avaldavad. Nii et esiteks pea silma eest, see on karm väljend. Ja siis ütles Marco Rubio, et isegi kui me jõuame kokkuleppele, ta nimetas neid, ma arvan, et see oli naljamehed või midagi sellist, öeldes, et nad rikuvad selle niikuinii ära. Nii et esiteks pea silma eest, räägime sellest. Ja teiseks on teate, mis kasu on lepingu allkirjastamisest, kui juba ette on teada, et Iraan rikub seda. Te näete, et president ja välisminister kasutavad sama keelt. Mõlemad ütlesid, et tundub, et nad ei ole veel kokkuleppeks valmis, kuid varsti on nad selleks valmis. See on ilmselgelt koordineeritud sõnum. Ja küsimus on, teate, mis on siin Ameerika Ühendriikide presidendil lõplik eesmärk? Tundub, et ta tahab mingisugust läbiräägitud kokkulepet saavutada. Probleem on selles, nagu nii president kui ka välisminister siin kogevad, on iraanlaste läbirääkimiskäitumine. Teate, see, kuidas nad tegutsevad, ma ei tea, kas seda saab ratsionaalseks nimetada. Inimesed ütlevad, et need on ratsionaalsed tegutsejad. Aga see on muster. See on iraanlaste läbirääkimiskäitumine ja ükski Ameerika president ei tohiks iraanlastelt oodata midagi muud, kui jutt käib läbirääkimisstrateegiast. Nad üritavad põhimõtteliselt Ameerika Ühendriike võita, meelitades neid läbiräägitud kokkuleppeni ja seejärel manipuleerides tingimustega või rikkudes neid otseselt. See on see, kuidas nad võidavad, peatades Ameerika Ühendriikide tohutu jõu, jäädes ise võimule ja sisuliselt alandades teisel pool olevat presidenti nende läbirääkimiste kaudu. Ja taas, nende jaoks see on lühike mäng, eks võib-olla on see vaid paar aastat, võib-olla kestab see ainult vahevalimisteni. Nii et nad tahavad selle presidendi ametiajal lihtsalt ära oodata, sest nad usuvad, et kui tuleb uus president, olgu see siis demokraatide president, piimiles, et viimased 2 demokraatide presidenti tahtsid Iraaniga kokkuleppeid sõlmida, kus Ameerika Ühendriigid eemaldaksid sanktsioonid ja annaksid raha, andis raha, Obama administratsioon kinkis Iraanile miljardeid dollareid. Või siis vabariiklaste president, kes tahab lihtsalt olla isolatsionistlik. Ja vaadates, mida Trump praegu teeb ja ütleb, teate, see on täpselt see, mida me ei taha teha. Me ei taha Lähis-Idas jamada.
nii et kui iraanlased kuidagi suudavad välja mõelda strateegia, kuidas president Trumpist mööda pääseda, nende jaoks oleks see ülim võit, sest Trump on ilmselt ainus, kes seda teeks. Nüüd Iisraeli jaoks teate on öeldud ja on olnud teateid, et kõrged ametnikud on öelnud, et nad ei usu, et on võimalik jõuda läbiräägitud kokkuleppeni. Ja nad arvavad, et täiemahulise sõja juurde naasmine on vältimatu. Tead, mida tähendab täiemahuline sõda? Kas see tähendab jätkuvaid rünnakuid nagu need viimased? 13 päeva. Lihtsalt jätkub selliste madala taseme rünnakutega, strateegiliste löökidega üks korraga või üks öö korraga? Või on see täielik kaos, kus Ameerika Ühendriigid ja Iisrael lähevad täiskiirusel edasi, seni nagu me eelmisel nädalal saates rääkisime? Iisrael pole selles osalenud. Tead, Iraan on tulistanud ballistilisi rakette üle kogu Lähis-Ida. Nad avaldasid teateid, öelda tead, ärge olge ühegi ameeriklase läheduses 500 meetri raadiuses. Mis muide näitab, et ballistilised raketid on täpsed umbes 500 meetri ulatuses ja mitte täpsemad. Mis on ühelt poolt hämmastav, arvestades, et nad tulistavad neid asju atmosfääri riigist, mis asub kaugel. Teiselt poolt pole mingit garantiid, et see rakett tabab oma sihtmärki. Nii et nad ütlesid, ära ole ühegi Ameerika baasi ega Ameerika sõduri 500 meetri raadiuses, sest sa oled sihtmärk. Aga nad pole ühtegi Iisraeli pihta tulistanud. Ja nii näedki, et siiani on mingi heidutustegur olemas. Nüüd, mis tooks Iisraeli sõtta? Ühelt poolt võiks see olla Iraan, kui nad otsustavad, olgu meid ei heidutata enam. Me lihtsalt läheme peale. Aga tundub, et tõenäolisem põhjus, miks Iisrael sõtta astuks, oleks Ameerika Ühendriigid. Ja kui Ameerika Ühendriigid otsustavad minna tagasi täiemahulisse sõtta, siis tahavad nad tõenäoliselt, et nende esimeses voorus kaasas olnud partnerid ühineksid nendega taas. Oleks, samal ajal ei ole me nüüd juba mitu nädalat huttidest rääkinud. Nad otsustasid taas pead välja pista ja sihtisid Saudi Araabia naftarajatisi Punases meres. President Trump ütles, hutid, te olete mõnda aega vaiksed olnud, aga nüüd otsustasite taas sõjategevuses osaleda. President hoiatas, et Iraani terrorikäsilased, hutid, et Iraan on vastutav ning Iraani peetakse vastutavaks kõigi selle terroriorganisatsiooni poolt toime pandud rünnakute eest. Jah, täiesti õige. See on üks neist Iraani loodud terrorikäsilaste võrgustikest. On hutid, on Hezbollah, on Hamas. See on nende terrorivõrgustik. Neil on Kataib Hezbollah, kes tegutseb Iraagis ja võib-olla ka natuke Süürias. Aga hutid on siin ühed peamised tegutsejad. Ja jah, siin on mõnda aega olnud vaikne. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael on mõlemad selles sõjas Jeemenis hutisid tugevalt rünnanud ja hutid on tulistanud tuhandeid, ma arvan, juba ballistilisi rakette Iisraeli suunas. Ja nad on nüüd taas sõjas Saudi Araabiaga ja tead, nii et sa näed, et siin on kogu piirkondlik dünaamika mängus, kus Saudi Araabia on Ameerika Ühendriikide liitlane. Sa oled näinud MBS-i, tead, istumas president Trumpiga, tead. Nii et iraanlased näevad, et Saudi araablased teevad koostööd Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. Ja seetõttu kasutavad nad oma eesliini armeed, milleks on Houthid, mitte ainult selleks, et rünnata Saudi Araabia sees ja püüda seda blokeerida, vaid nad võivad sisuliselt sulgeda Bab al-Mandabi väina. Ja siin Lähis-Idas on sul 2 strateegilist kitsaskohta. Üks on Hormuzi väin Pärsia lahes, kust kogu nafta, mis tuleb Katarist ja Araabia Ühendemiraatidest, läheb välja. Iraani nafta, see läbib neid väinu. Ja siis on Bab al-Mandabi väin, mis asub Jeemeni rannikul. See on sissepääs suukanal Punasesse merre ja lõpuks Suessi kanalisse, mis on veel üks maailma peamisi kaubalaevateid. Nagu näete, on mereröövlus avamerel tegelikult Iraani peamine majanduslik mõjutusvahend Ameerika Ühendriikide suhtes, sest see mõjutab nii paljusid teisi riike. Nii et kui nad tulistavad ballistilisi rakette Bahreini, Katari ja Kuveidi pihta, need riigid pöörduvad Ameerika Ühendriikide poole ja küsivad, mida te selle vastu ette võtate. Kui Houtid ründavad Saudi Araabiat ja blokeerivad Bab al-Mandabi väina ega lase Saudi Araabiast kaubalaevu läbi, ning blokeerivad Suessi kanali, mis on Egiptuse peamine riikliku tuluallikas. Need riigid pöörduvad Ameerika Ühendriikide poole ja küsivad, mida te selle vastu ette võtate. Õige. Ja nii ongi Ameerika Ühendriikide presidendil see surve.
see ei puuduta enam ainult Iisraeli. eks, õige. kõik Ameerika Ühendriikides ütlevad, me teame, Iisrael veab meid kaasa, Iisrael see, Iisrael too. Huudid on saudidega juba aastakümneid võidelnud. Muidugi. Olgu. Tead, iraanlased on destabiliseerinud Iraaki, Süüriat, Liibanoni, Gazat ja Jeemenit ja seeläbi ka kõiki riike, mis piirnevad nende kohtadega, kus on Iraani kohalolek. Nii et sa näed, et see on tõesti probleem, mille Ameerika peab lahendama. Iisrael mängib siin parima kõrvalosatäite rolli. Tead, nad on kindlasti vaprad, neil on suurepärane luure. Aga on teatud asju, mida ainult Ameerika Ühendriigid suudavad ise teha. Ja kindlasti, kui tahad, et asi saaks kiiresti tehtud, peate seda tegema koos Ameerika Ühendriikidega. Tundub, et president Trump ei ole veel otsustanud, et just seda ta tahabki teha. Ta näib endiselt soovivat jõuda läbirääkimiste teel saavutatud kokkuleppeni. Teate, ma arvan, et Iisraeli hinnang on õige, et kokkuleppele jõudmine läbirääkimiste teel ei ole tõenäoline. Ja täiemahulise sõja juurde naasmine on potentsiaalselt vältimatu, kui mitte palju tõenäolisem. Nagu ma varem ütlesin, on pommivarjendid avatud ja me ootame, mis saab. Aga ma tahan suunata meie tähelepanu Liibanoni. Sel nädalal toimus Valges Majas potentsiaalselt ajalooline kohtumine Liibanoni presidendi Aouni ja president Trumpi vahel. Ja peame tähelepanu oligi võimalusel jõuda mingisuguse normaliseerimisleppeni. USA ütles, et nad toetavad Liibanoni. Nad aitavad riigil stabiliseeruda. Muidugi keskendus suur osa arutelust Hezbollah terroriorganisatsioonile, mis ei ole läbirääkimiste osa. Loomulikult aruteludes käsitleti ka võimalikke Iisraeli vägede lahkumisi Liibanonist ja samuti mainis president Trump esimest korda alates aastast 1985 otselende USA-st Beiruti. Kas sa arvad, et see on tõeliselt ajalooline kohtumine või lihtsalt järjekordne kohtumine? Tead, president Trump on kohtunud ka Süüria ja Iraagi juhtidega. Mida sa arvad olukorrast seal seoses Liibanoniga? Siin on kaks asja. Üks on kohtumise küsimus ja teine on Iisraeli ja Liibanoni vahel toimuvate läbirääkimiste küsimus. Nüüd ma olen olnud Valges Majas kohtumistel president Trumpi ja peaminister Netanyahuga. Ja tead, ma mäletan näiteks seda kohtumist, kus Trump ütles veebruaris, pärast seda, kui ta just ametisse naasis, see oli esimene kohtumine, kuhu Netanyahu läks presidendiga kohtuma. Ja president ütles seepeale, et Gaza on lammutustsoon ning et kõik Gaza elanikud peaksid lõpuks lahkuma sektorist, et kogu lammutustsoon tühjaks teha. Ja tol ajal arvasid kõik, et see oli väga ajalooline kohtumine ning nad arvasid, et see saab olema presidendi poliitika. Ja hakata nägema Gaza põgenike lahkumissektorist, mis muudaks Iisraeli ja Palestiina konflikti olemust. Eks ole, lõppkokkuvõttes seda siiski ei juhtunud. Nii et, kas see oli sümboolne kohtumine? Jah, väga. See oli esimene kord alates 2009. aastast, kui Liibanoni president oli Valges Majas. Ja see toimub samal ajal, nagu me ütlesime, nende läbirääkimistega, mis toimuvad mitmes voorus Iisraeli ja Liibanoni vahel. Kusjuures viimane voor toimus veidi üle nädala tagasi Roomas Iisraeli jaoks. USA suursaadik, Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides ja Hiel Leider juhib seda. Ja nagu ma mainisin, arvan, et eelmisel nädalal saates on need läbirääkimised toimunud väga positiivses ja konstruktiivses õhkkonnas naabrite vahel, kes mõlemad tahavad näha Liibanoni vabanemas Hezbollahst. Nii et ma arvan, et president on, avaldab Joseph Aounile teatud austust. Kes? Liibanoni president, kes alustab julget protsessi Iisraeliga, mis võib osutuda ajalooliseks protsessiks, mis võib viia majandusliku normaliseerumiseni. See võib viia mingisuguse kaitseleppeni. See võib tulevikus viia turismini kahe riigi vahel, mida on praegu väga raske ette kujutada. Sest Iisrael on võidenud islami džihaadi ja terroriorganisatsioonide, sealhulgas Hezbollahka, sealhulgas palestiinlastega tõesti, alates 1980. aastatest. Nii et kui mitte varem, siis vähemalt sellest ajast. Nii et siin on potentsiaalne võimalus normaliseerimiseks kahe riigi vahel, kes tahavad Hezbollahst lahti saada. Ainus põhjus, miks see võimalik on see, et Iisrael on juba teinud suure osa tööst, nõrgestades Hezbollat tohutult. Seal ei ole Hassan Nasrallat. Hezbollah ei ole enam Iisraeli piiri lähedal nagu varem. Nii et ma arvan, et nende kohtumiste tulemusel või tekkida mingi ajalooline tulemus.
kindlasti tahab Aoun saada raha ülesehitamiseks Ameerika Ühendriikidelt. Ta tahab ka relvi, raha ja väljaõpet Liibanoni relvajõududele, et nad saaksid jätkata suurema osa sellest koormast enda kanda võtmist. Et jätkata Hezbollah vastu võitlemist või vähemalt tagada, et Hezbollah ei taastuks piirkondades, mis ohustaksid Iisraeli, sest Iisraeli sõjaline doktriin on muutunud. Ja kui Iisrael näeb, et Hezbollah võtab sisse eesliini positsioone, mida ta peab ohuks, mitte ainult koheselt, vaid ka tulevikus, Iisrael ründab kohe. Ja seega iga kord, kui Iisrael ründab, see tegelikult kahjustab normaliseerimise võimalust. Nii et see, mida Alan üritab teha, on liigutada Liibanoni relvajõud lõuna poole, panna Iisrael veidi tagasi tõmbuma. Ja ma arvan, et see, mida Iisrael tegi, oli samuti väga nutikas. Nad tahtsid strateegiliselt võtta kogu selle maa kuni Litani jõeni. Ja nii nad tegidki. Nad läksid Litani jõeni ja siis läksid nad Litani jõest kaugemale. Ja et kui nad läbirääkimistena lähevad, saavad nad öelda, olgu, muidugi, me tõmbume tagasi Litani jõeni. Õige. Ja nii on Iisrael mõnest strateegilisest kohast taandunud. Ja ma arvan, et näeme, et augusti 1. nädalal peaks toimuma veel üks läbirääkimiste voor, taaskord Roomas, riigis, kuhu nii Liibanon kui ka Iisrael olid nõus minema, erinevalt näiteks Prantsusmaast. Mõlemad pooled ütlesid, et Itaalia on olnud väga abivalmis ja lahke võõrustaja ning see on piirkonnale natuke lähemal kui Ameerika Ühendriigid. Nii et see saab kindlasti olema üks teemadest, millest peaminister Netanyahu tõenäoliselt presidendiga räägib, kui ta Washingtoni läheb. See oli siis Liibanon, nüüd liigume edasi Saudi Araabia juurde. See oleks ilmselt võinud olla tänase saate põhiteema. Sel nädalal kiitis USA president Trump heaks kavandatava tsiviiltuuma koostöölepingu Saudi Araabiaga, kuid mõni päev hiljem ütles ta Truth Socialis, et leping sõltub sellest, kas Saudi Araabia liitub Abrahami kokkulepetega. Nii et tundus, et see oli juba peaaegu tehtud tehing, kuid siis tõi Trump selle viimasel hetkel sisse, öeldes, et ei, ainult siis, kui nad liituvad Abrahami kokkulepetega. Peaministri büroo vastas tsiviiltuumaleppe väljakuulutamisele, öeldes, et see on otsene tulemus Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide poolt Teherani vastu üles näidatud tugevusest, rahuringi laienemine potentsiaalselt. Siiski on Iisraeli opositsiooni ametnikke, kes ütlevad, et nad on selle lepingu vastu. Ja ma arvan, et üks koalitsiooni liige, kui ma ei eksi, Avi Dichter on sõna võtnud igasuguse lepingu vastu, mis võimaldaks Saudi Araabial saada mingisuguseid tuumavõimekusi. Öeldes, et Victor Lieberman ütleb, et see võiks piirkonnas hoopis tuumarelvastuse võidujooksu vallandada. Võtame seda kõike arvesse ja räägime Saudi Araabiast. Ma arvan, et see on õige. See ongi alati olnud oht ja see oligi algusest peale tuumarelva omava Iraani oht, et see tekitab relvastusvõidujooksu kogu Lähis-Idas. Ja kui Saudi Araabia ütleb, et nad tahavad tsiviiltuumaprogrammi, tsiviiltuumaprogramm on esimene samm. Teate küll, see on samm relvastusprogrammi suunas. Ja see on märk sellest, et käimas on tuumarelvastuse võidujooks. See ei tähenda, et Saudi Araabia tingimata otse tuumarelvade poole püüdleks, aga tundub, et nad tahavad olla valmis liikuma tuumarelvade suunas. Kui nad tunnevad, et see on nende strateegilistes huvides või strateegiline vajadus. Nii et minu arvates on see veidi pettumust valmistav. Ja ma mõistan, miks mõned iisraelased sellele vastu on. Teate, Avi Dichter oli endine Shabaki juht. Ma mõtlen, ta oli Iisraeli luureteenistuste endine juht. Sisemised luureteenistused. Nii et peate arvestama. Ma arvan, et tema seisukohti tuleb tõsiselt võtta. Ta on üks peaminister Netanyahu partei ja koalitsiooni kõrgeimaid kaitse- ja luuretaustaga ametnikke. Ja samal ajal mõned teised ja kui opositsioon sellele vastu on, võivad nad sellele vastu olla lihtsalt sellepärast, et nad püüavad Netanyahule kahju teha, kui Netanyahu valimistele läheb. Tundub siiski, et Netanyahu on rahul. Mul oleks igati põhjust uskuda, et sellise kokkuleppe tingimused Ameerika Ühendriikide ja Saudi Araabia vahel on Iisraelile teada antud, et Iisrael on neid põhjalikult kontrollinud. Ja on kas siis tõstatanud oma mured või on muutnud seda, milline see kokkulepe võiks välja näha. Ja samal ajal usun ma, et Ameerika Ühendriigid on pidanud vestlusi Saudi Araabiaga. Põhjalikke vestlusi USA soovist, et Saudi Araabia liituks Abrahami kokkulepetega. Ma mõtlen, see ei ole saladus, et president just seda soovis.
nii Saudid, kui nad kavatsevad Iisraeliga suhteid normaliseerida, tundub, et nad tahavad midagi vastu saada, eks. Tead küsimus, kas nad tahavad F-35 hävitajaid? See on üks asi, mille nad on selgelt välja öelnud, et nad tahavad normaliseerimise eest vastu saada. Sest praegusel hetkel nad ei kavatse niisama suhteid normaliseerida, eks. Nii et nemad saavad sellest aru. Ma arvan, et president Trump saab sellest samuti aru. Nii et tead, ta pakub neile midagi, mida nad tahavad. Ja, ta on väga lootusrikas, et Saudi araablased normaliseerivad suhted õigel ajal. Nagu me oleme viimase aasta jooksul korduvalt öelnud, kui soovite näha normaliseerumist Saudi Araabia ja Iisraeli vahel, siis ärge rääkige sellest nii palju avalikult. Pidage meeles, et Abrahami kokkulepped Bahreini, Araabia Ühendemiraatide, Maroko ja Iisraeli vahel allkirjastati kõik nii, et keegi ei teadnud sellest midagi. Me kõik ärkasime üles, saime teada, et see oli toimumas ja siis oli see juba lõplikult kokku lepitud. Seda oli salaja läbi räägitud väga-väga palju kuid. Ja ma arvan, et sa tahaksid näha sama asja Saudidega. Lihtsalt lepi midagi omavahel kokku. Ära tee suuri avaldusi selle kohta, mis juhtuma hakkab. Ja kui aeg on õige, lihtsalt tule sellega välja. Nii et tead, me lihtsalt peame ootama ja vaatama. On täiesti selge, et nii Iisrael kui ka Ameerika Ühendriigid tahavad, et see juhtuks. Samuti tundub selge, et Saudi Araabia teab, et normaliseerumine saab toimuma. Küsimus on ajastuses ja selles, mida nad selle eest vastu saavad. Alex, sa mainisid F-35. Võib-olla Saudi Araabia tahab neid, võib-olla ei taha. Aga me teame kindlasti, et Türgi tahab F-35. Me nägime seda väga sõbralikku kohtumist G7-l. Ma arvan, et see oli üle-eelmisel nädalal. President Trumpi ja Türgi Erdogani vahel, kus president sisuliselt vihjas, et jah, ma olen valmis neile F-35D andma. Noh, võtke hoogu maha. Välisministeeriumi seadusandlike suhete büroo ütles, et Türgi ei ole veel nende F-35D saamiseks sobilik. F-35 lennukeid saab üle anda, ei saa üle anda enne, kui Türgi vastab USA seadustele. See hõlmab ka vaidluse lahendamist seoses Venemaal toodetud S-400 õhutõrjesüsteemi soetamisega. Nii et ootame korraks. Tundub, et see ei juhtu üleöö. Välisministeerium sekkus ja ütles, et Türgi pole nende F-35D jaoks valmis. No ma arvan, et see on tõesti hea uudis Iisraeli ja peaministri, välisministri jaoks. Mõlemad avaldasid presidendile ja tema administratsioonile diplomaatilist survet. Nad lihtsalt hoiatasid, kui halb see nende arvates Iisraelile oleks, kui Türgi saaks F-35. Nad absoluutselt ei tahtnud, et Türgi selle Ameerika Ühendriikidelt saaks. President ei andnud sellele kunagi oma nõusolekut. Eks ta kasutas mõnes varasemas pressikonverentsis ebamäärast keelt. Ja kui ta läks G7 kohtumisele, mis toimus Ankaras, ütles ta, jah, see on midagi, mida ma kaaluksin. Teate, ma võib-olla tahaksin seda toetada. Ta ei andnud kunagi lubadust seda teha. Ja nüüd teate pärast seda, kui G7 on läbi ja ta on tagasi Washingtonis, on möödunud umbes nädal või nii. 2 nädalat on möödunud G7-st. Nüüd on Wesley Bell selle avaldanud. See vastuskiri, milles öeldakse, et Türgi osalemine F-35 programmis jääb muutumatuks. Ja seetõttu ei saa nad veel F-35 lennukeid kätte. Liigume edasi siinse kohaliku olukorra juurde, kui lubate Juudamaa ja Samaaria siin Iisraeli riigis. Ma nimetaksin seda viimase 4 või 5 päeva, võib-olla nädala jooksul toimunud terrorismilaineks. Ridel tapeti 2 iisraellast. Üks oli Iisraeli kaitseväe sõdur, teine reservis olev Iisraeli kaitseväe sõdur, kes oli Giladi farmi hädaolukorra turvameeskonna juht. See sama Giladi farm, kus toimus. Kahtlustatav süütamisrünnak eelmisel nädalal. Aga tulles nüüd eelmise reede juurde, 2 iisraelast tapeti. Nägite seal sündmuskohalt mõningaid videoid, kus üks Araabia terroristidest suutis varastada selle turvajuhi relva ja pöörata selle tema vastu, tappes nii tema kui ka teise Iisraeli sõduri. Kohale saabus grupp sõdureid, kes reageerisid sündmuskohal ja nüüd on Iisraeli kaitsevägi alustanud terrorismivastast operatsiooni, suuroperatsiooni Põhja-Samaarias. Oleme rääkinud võimalusest, et Juudamaal ja Samaarias võib avaneda uus rinne. Ma ei tea, kas see on ametlikult juba juhtunud või mitte, aga viimastel päevadel on olukord olnud äärmiselt ohtlik ja surmav. Päev varem, neljapäeval, toimus selles piirkonnas veel üks rünnak. Ja kui rääkida süütamisterrorismist, araablased, terroristid süütasid tule, teades, et juudi hädaabimeeskonnad tulevad sündmuskohale, et proovida seda kustutada. Ja siis sai üks iisraellane raskelt haavata. Ta on siiani haiglas, kõik need rünnakud, veel üks rünnak sõduri vastu neljapäeval Tissabe Avil, kus toimus autoga otsasõit. Ka auto suunati sihilikult. Igasugused rünnakud.
veel üks rünnak Sosia piirkonna lähedal Lõuna-Hebroni mägedes alles eile. Ma mõtlen, kas sa arvad, et see on, ma ei tea, kuidas seda ametlikult laineks kuulutad, aga peaaegu iga päev on olnud. Ja neljapäeval ja reedel tundus, et peaaegu iga tund toimus uus rünnak, mis sihtis iisraellasi ning reedel tapeti 2 iisraellast. jah, see näeb tõesti välja nagu laine. Küsimus on, kas see laine vaibub või on see laine, mis viib nüüd palju raskema intifadalaadse vägivallani. 2014 aastal toimusid autoga rammimised ja pussitamised intifada ajal. Ja tead, need olukorrad võivad tõesti hakata lihtsalt vinduma. Ja samuti tuleb mõista, et Iisrael tõkestab kindlasti kogu aeg rünnakuid, eks. Et mõnikord, kui pole lainet ja tundub, et on vaikne, tead, kodurindel pole meil olnud suurt terrorirünnakut. See ei tähenda, et nad ei üritaks. Lihtsalt neil pole õnnestunud, aga siin me näeme mitmeid erinevaid juhtumeid, olukordi, kus neil õnnestus rünnakuid, mis on olnud surmavad, mis on haavanud. Ja meil oli eelmisel nädalal oli üks koosolek, vist oli see reedel. Peaminister Netanyahu, kaitseministri Shabaki juhi, luureteenistuste staabiülema vahel. Ja tead, nad panid kokku terve nimekirja vastustest rünnakutele. Nad nõudsid olulisi terrorismi vastaseid operatsioone, nad nõudsid lisakontrollpunkte ja jälgimist. Ja tead, ma nägin eile õhtul internetis postitust ühe araablase poolt. Ühe araablasest suunamudija või organisatsiooni poolt. Seal näidati autode rivi, mis suundus Galande ristmikult Ramallas, mis ulatus kilomeetrite pikkuseks, sest nad tekitavad kitsaskohti ja kontrollivad praegu iga autot, nii et Iisrael võtab seda väga-väga tõsiselt. Ma ei tea, kas see nüüd kandub üle uuele rindele, erinevalt sellest, kuidas on olnud viimasel ajal. Minu instinkt ütleb, et see on pigem väike laine. Oleme näinud mõningaid laineid alates 7. oktoobrist. Mitmel erineval korral tead järjestikuseid terrorirünnakuid. Aga ma ei tea, kas me oleme tingimata näinud, et terrorirünnakud Juudamaal ja Samaarias oleksid olnud pikema aja jooksul suurema sagedusega kui isegi aastatel enne 7. oktoobrit. Jah, nii et Iisraeli kaitsevägi teatas laupäeva õhtul, et 70 tagaotsitavat terrorist võeti vahi alla. Ja nagu sa mainisid, kõik need võimalikud rünnakud, mida Iisraeli kaitsevägi nurjab, ma arvan, et see on umbes 90%. Nii et me peame seda meeles pidama. Nägin kõiki neid kaadreid, kus Iisraeli kaitseväe komandod läksid mõnda neist küladest ja tegid vahistamisi. Mahjade lammutamine ka, nad ütlesid, et see on nagu lammutamine, terroristide maja. Nüüd on siin ka teine pool loost, nimelt olid Chabad Giladist pärit inimesed, tead küll, matkamas teatud piirkondades. Nüüd mõned inimesed teatasid, et nad matkasid B-aladel ja A-aladel. Mesan, teate ju, üldiselt peetakse piirkondadeks, kuhu iisraelased ei tohiks minna, eriti A-alale. A-ala on piirkond, mis on täielikult Palestiina haldus ja samuti Palestiina sõjalise kontrolli all. See ei tähenda, et Iisraeli kaitsevägi IDF sinna ei läheks. Nad käivad seal kogu aeg. Aga teate, Beala on koht, kuhu Iisraeli sõjavägi sisuliselt käib alati vabalt sisse ja välja ning nendes piirkondades puudub Palestiina omavalitsuse julgeoleku kontroll. Aga nagu sa näed, kui sa vaatad kaarti ja kuidas alad A, B ja C on jagatud, siis see ei ole selge piiriline tsoon. Tead, seal on tsoonide sees ja seal on väikseid A ja B ala taskuid, mida ümbritseb C ala, mis on täielikult Iisraeli kontrolli all, nii halduslikult kui ka sõjaliselt. Nii et on raske täpselt teada, kus nad selle ajal matkamas olid. Ja sa näed, kui sa liigud, kui sa lähed A alale ja sa sõidad Iisraeli teedel ja sa sõidad C-ala teedel ning näed, et üks tee viib A-alale, siis seal on suur punane silt, mis ütleb, et oled sisenemas A-alale ja et Iisraeli kodanikel on sinna sisenemine ebaseaduslik. Need panime meie üles, Iisrael pani need üles. Iisrael paneb need üles ja põhimõtteliselt mida see silt teeb on see, et see annab peaaegu palestiinlastele loa teha Iisraeli kodanikuga mida iganes, kui ta siseneb A-alale. Jah, see on ohtlik olukord, see on olukord, mida on väga raske uskuda, ma mõtlen.
palestiinlane, kes tuleb C-alale ja sul on palestiinlased, kes sõidavad C-alal teedel või tulevad Jeruusalemma või mõnda teise piirkonda. Neid ei lintšita, sellepärast et nad on selles piirkonnas. Nii et tead, sa näed siin kindlasti seda duaalsust, kus Iisraeli inimesed ei tohi üldse minna Palestiina A-alale. Aga kui nad siiski lähevad sinna, ei tähenda see, et see annaks loa tapmiseks. Ja nii toimuski siin tulevahetus. Ja kahjuks sai siin surma Benayahu Mel, 32-aastane. 2 lapse isa, kui ma õigesti mäletan, kes tapeti. Ja see on tõsine probleem. Ja teiselt poolt on räägitud võimalikest kättemaksurünnakutest nende mäetippude noorte poolt, kes siin piirkonnas ringi liiguvad. Teate, nad on peamiselt, ma nimetaksin neid võõrandunud teismelised, kellele maa väga korda läheb. Kes ei tunne, et armee teeks head tööd piirkonna turvamisel ning võtavad seaduse enda kätte. Nüüd, Iisrael on riik, millel on õigussüsteem ja armee ja see ei ole valitsusele kasulik, ütleksin ma. Ja olen seda kuulnud paljudelt kõrgetelt ametnikelt, et sellised kättemaksurünnakud kahjustavad tegelikult nende diplomaatilisi suhteid teiste riikidega. Teate küll või need edasitungid ehk see, mida sageli nimetatakse niinimetatud asunike vägivallaks. Aga ma arvan, et siin tuleb väga selgelt paika panna, et teate küll, kui sul on paarisaja ringis lapsi, kes ringi jooksevad ja lapsed võivad olla ka noored täiskasvanud isegi 20. eluaastates, kes teate küll ringi jooksevad. See ei ole saman tasemel sellega, mis teil siin on Palestiina terrorismiga. Teate küll, see on palju suuremas ulatuses. Ja see on meedia jaoks väga mugav. Ma ütleksin, et poliitilise vasakpoolsuse jaoks, mitte ainult Iisraelis, vaid ka Ameerika Ühendriikides ja Euroopas. Et siis öelda, kuule, tead, on terrorism, on asunike vägivald, tead, pannakse need 2 asja ühele pulgale. Need 2 asja ei ole üldse võrreldavad. Palestiina terroristid on aastate jooksul tapnud tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Ja samuti see, mida sageli nimetatakse niinimetatud asunike vägivallaks. See võib olla mäetippude noorte rünnakud. See võib olla ka vastus Palestiina terrorirünnakule, kui kogukonna kiire reageerimise üksus reageerib ja seda nimetatakse siis asunike vägivalla rünnakuks. Ja nad nimetavad isegi juutide külastusi Templimäele, mis toimuvad vastavalt Iisraeli politsei juhistele, mõnikord samuti asunike vägivallaks. Seega on väga oluline panna see konteksti, tunnistades, et siin on probleem. Me tõesti ei taha, et meie noored läheksid ja hakkaksid oma kohut tegema. Selleks on meil armee. Meil on valitsus, kes annab armeele juhiseid, mida teha. Aga igaüks, kes arvab, et see, mida nad nimetavad niinimetatud asunike vägivallaks, on võrdne Palestiina terrorismiga, eksib. Me ei räägi samast asjast. Absoluutselt. Ma arvan, et eelmisel aastal korraldati B-aladelt juutide vastu 7000 terrorirünnakut, võrreldes väga väheste juutide poolt toime pandud rünnakutega. Teine teema, mida see juhtum puudutab, ja jällegi, mul ei ole veel kõiki üksikasju selle kohta, mis juhtus, käib uurimine nende 2 reedel tapetud iisraellase tapmise asjus. Küsimus on, kas nad kartsid neid araablasi tulistada? Paljud inimesed küsivad, kas nad kõhklesid? Sääst on relvakasutuse reeglid. Ja, sa kuulad, kui sa tulistad. Nii et paljud inimesed ütlevad, kas nad ei tulistanud piisavalt kiiresti, sest araablane, ja jälle, jumal hoidku, ma ei mõista kohalolijaid hukka, ma ei tea täpselt, mis neil tol hetkel mõttes oli, aga kui sa vaatad mõningaid videoklippe, mis esile kerkivad, tead küll, araablane suutis turvamehe relva varastada ja seda tema vastu kasutada. Kas ta ei kasutanud piisavalt jõudu? Ma ei tea. See ongi lihtsalt see küsimus. See on kindlasti nagu läbikukkumine, ma mõtlen, kui sul on relv mingil põhjusel ja kui palestiinlane läheneb sulle ohtlikult, selleks su relv ongi, see on seal, et kaitsta su elu. Kahjuks arvan ma, et statistiliselt on tõenäolisem, et inimene tapetakse oma enda relvaga kui mõne teise relvaga. See on lihtsalt statistika, mida on ilmselt lihtne mõista, aga sul ei pea lihtsalt relv olema, sa pead olema ka välja õppinud, sest relva kaotamine ei pruugi olla surmav ainult sulle. See võib olla surmav ka paljudele teistele. Ja muide sellest, millest sa enne rääkisid, kui juut vastab enesekaitseks, siis äkitselt on kaamerad kohal ja need anarhistid ning äärmuslased, äärmuslikud vasakpoolsed, tead, nad on valmis filmima kohe, kui juut reageerib. Ja siis nimetavad nad seda asuniku vägivallaks, just kui oleksid juudid kogu asja algatanud. Ja kui sa vaatad, kuidas isegi osa Iisraeli meedias seda kajastab, ma nägin samal päeval Times of Israelis, et nad viitasid mitmele juhtumile. Nad nimetasid seda tulevahetuseks iisraellaste ja palestiinlaste vahel. See oli terrorirünnak, seal olid iisraellased, kes olid matkamas ja neid ründasid araablased, nad olid peaaegu lintši ohvriks saamas.
ja siis tead, üks iisraellastest oli relvastatud ja lõpuks lasti teda ennastki. Kui kaos puhkes ja turvajõud piirkonda saabusid, tulistati vastuseks ka teisi selles piirkonnas. Aga see ei tähenda, et lihtsalt hakkas tulevahetus pihta, see ei ole nagu mingi kauboifilm siin, see oli terrorirünnak. ja nad tegelikult panid pealkirjaks 4 palestiinlast, 1 iisraellane tapetud, just kui nad oleksid olnud võrdsed. Aga jätame selle sinna paika ja liigume edasi, sest meie tänane viimane lugu ja see oleks tegelikult võinud olla ka kõige tähtsam lugu. Iisraeli peaminister Netanyahu reisib Washingtoni DC-sse esmaspäeval, 27. juulil presidendi Donald Trumpi kutsel. Ma usun, et see on tema 7. visiit pärast seda, kui president Trump ametisse astus. Vähemalt nii on siin kirjas. 7. visiit. Peaminister Netanyahu osaleb ka hiljuti lahkunud USA senaatori Lindsey Grahami matustel. Anna meile eelvaade, kui saad. Ma arvan, et oled 4 või 5 eelmisel reisil peaministriga kaasas käinud. Mida võime oodata sellest 7. kohtumisest Netanyahu ja Trumpi vahel Valges Majas? Ma arvan, et see on, siin öeldakse 7. Ma arvasin, et see võib olla juba 8. kohtumine Valges Majas. Võib-olla olgu, siin öeldakse, et see on 7. Tead, president pole nii kaua ametis olnud. Ükski teine maailma liider pole nii palju kordi reisinud, mitte ligi lähedalegi. Õige. Tead, ma mõtlen, kui paljud neist on üldse 2 korda seal käinud. Ja ma kahtlen, et keegi on seal 3 korda käinud ja kindlasti pole keegi seal 7 korda käinud. Ja see lihtsalt näitab väga-väga tihedat koostööd, mis eksisteerib Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vahel. Enne iga üht neist külastustest Iga ühe puhul alati räägitakse 2 administratsiooni vahelisest lõhest. Ja ma avastasin, et kui ma neid visiite kajastan, siis osa minu tööst ongi näidata, et tegelikult lõhet pole. Et see on välja mõeldud narratiiv. Ja ma arvan, et siin näete, et kui oleks olnud lõhe Ameerika Ühendriikide presidendi ja peaministri vahel, siis teda ei oleks kutsutud. Kindlasti. Ja nüüd muide polnud seal selge, kas see kutse seekord ka tegelikult realiseerub. Juba mõned nädalad tagasi teatasid nii Ameerika Ühendriigid kui ka Iisrael, et kohtumine on tulemas. Ja siis kohe pärast seda, kui saime teada Lindsey Grahami surmast, teame, et Lindsey Graham oli Ameerika juht, kes kohtus peaminister Netanyahuga. Tõenäoliselt sama palju või isegi rohkem kui ükski teine senaator või kongressmen, tead, väga pika silmapaistva aastakümnete pikkuse karjääri jooksul. Ja nii see oligi. Ma arvan, et on normaalne, et peaminister Netanyahu tahaks minna austust avaldama. Oli küsimusi selle kohta, millal see matus toimub. See on juba olnud, ma arvan, et Lindsey Grahami surmast on möödas juba peaaegu 2 nädalat. Teate, siin Iisraeli, kui keegi sureb, hoidku jumal, siis tavaliselt maetakse nad samal päeval, isegi samal ööl. Teate, meil ei ole tavaks oodata 2 nädalat, et matus toimuks, aga noh, see juhtub Ameerika Ühendriikides, see ei ole sama asi. Aga see kuulutati välja alles hiljem. Ma usun, et reedel teatati, et peaminister läheb sellele kohtumisele, mis langeb kokku, see on esialgu planeeritud teisipäevale. Lindsey Grahami matused peaksid toimuma teisipäeval kell 2 päeval. Seega eeldatavasti toimub see kohtumine presidendiga teisipäeva hommikul enne seda. Ja ruttada on palju. Teatatakse, et peaminister kavatseb esitada luureandmeid Pickaxe Mountaini kohta, nagu me rääkisime. Esitada luureandmeid ka teiste Iraani tegevuste kohta, mille eesmärk on tuumaprogrammi taastamine. Ja võib väga hästi olla, et on ka muud väga salajast teavet, mida lihtsalt ei saa elektrooniliselt edastada. Ja me oleme seda juba paar korda näinud, kus peaminister läheb kohale ja teatatakse, millest kohtumistel räägitakse. Aga siis on see, millest tegelikult kohtumistel räägitakse. Ja mõnikord need 2 asja kattuvad. Ja mõnikord on ka asju, millest lihtsalt ajakirjandusele ei räägita. Ma usun, et peaministril ja presidendil on palju arutada ja ilmselgelt on päevakorra esikohal see, kas minnakse tagasi täiemahulise sõja juurde, mis hõlmab ka Iisraeli või mitte. Ameerika Ühendriigi ja ilmselgelt Iraan. Olge lainel,
loomulikult GNS.orgis Netanyahu ja Trumpi kohtumise jaoks 7-8. peame need statistilised andmed üle vaatama, aga GNS hoiab teid kursis. See ongi kõik selleks nädalaks saates Jerusalem Minute. Tema on Alex Traiman, JNS-i tegevjuht. mina olen Josh Justin, JNS-i korrespondent. kindlasti saatke meile super thanks, tellige ja külastage JNS TV-d, et saada kogu see imeline sisu. ja loomulikult GNS.org, et saada kõige värskemaid ja erakorralisi uudiseid Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. kohtume teiega järgmisel nädalal siin Jerusalem Minutis JNS TV-s.